ma käisin magnetpüügil ühes Ameerika kõige surmavamas kanalis, otsides kadunud mõrvarelvi. See kanal on siin olnud juba alates 1700-ndatest. Vaatame siis, mida me siit leida võime. Ja minu esimene leid oli ilmselt maa ise. See on magnetiline. Ma sain maa kätte, aga kahjuks polnud see tegelikult maa, vaid pigem metallplaat rohu all. See oli vana raudteeliibriplaat kõrval asuvast raudteest, aga see oli ikkagi väga lahe esimene leid. Pärast esimest tõelist viset kanalisse haakusime kohe millegi külge. Me arvasime, et see on püssitoru, aga tegelikult oli see mingi veider rauastoru, ilmselt pärit ostukärult. Aga me otsustasime keskenduda ja proovida midagi ägedat leida, näiteks mõrvarelv. Aga võib-olla oleme hoopis ise need, kes siin mõrvatakse, sest mõlemad saime teetanuse. Kui viskasime magneti teist korda kanalisse, see oli minu viga. Ma haakisin millegi tõeliselt massiivse külge, kui seda välja tõmbasin. Minu sõber ja mina olime šokis, sest kui tõmbasime magnet üles, nägime, et selle küljes oli hiiglaslik tünn. See kaalus kindlasti vähemalt 45 kilo. Ja see oli mingit vedelikku täis. Aga aeglaselt ja kindlalt saime selle veest välja, tõmbe haaval. See asi, mille nimel me nii palju vaeva nägime, et veest välja saada, oli 1940-ndatest pärit piimanõu. Kahjuks ei olnud seal mõrvarelvi, aga me tuleme varsti tagasi.